Tere, alustame teise loenguga sarjast Veedalik maailmakäsitlus ja kuna me käsitleme veedalikku kirjandust, siis loeme meeleolu tekitamiseks ühe värsi Bhagavad Gitast. Bhagavad Gitat peetakse veedakirjanduse tuumaks, kus on siis kõik põhiline kontsentreeritud ühte raamatusse. Ja teised teosed auhavad seda mõtet. Ma valisin sellise värsi nagu 13. peatükist, mille pealkiri on Loodus, nautija ja teadvus. 13. peatükk on Bhagavad Gitas väga filosoofiline ja keeruline peatükk. Ja värss on 21. Sanskriti keelest kõlab see värss niimoodi. Karaya karana kartritve hetu prakriti ruchate purusha sukha dukkanam bhaktrive hetu ruchate. Ja selle värsi tõlge Srila Prabhupadalt, kes on selle suurepärase teose suurepäraselt tõlkinud, kõlab siis järgnevalt. Öeldakse, et loodus on kõikide materiaalsete põhjuste ja tagajärgede tekitaja. Samas, kui elusolend on erinevate kannatuste ja naudingute põhjustaja selles maailmas. Ma valisin selle värsi sellepärast, et ta haakub meie tänase teemaga. Ja ma loen siit Srila Prabhupada selgituse ka, sellepärast, et see on lihtsalt niivõrd hea ja niivõrd täpne, et tegelikult pärast seda selgitust ega mul siin väga palju polekski öelda, aga me proovime seda lihtsalt hiljem avada. Niisiis selgitus sellele värsile. Elusolendite erinevad kehalised ja meelelised avaldumised tulenevad materiaalsest loodusest. Eksisteerib 8,4 miljonit erinevat eluliiki ning kogu see mitmekesisus on sündinud materiaalsest loodusest. Sellise mitmekesisuse on põhjustanud elusolendite mitmesugused meelelised soovid, mis on pannud neid tahtma üht või teist keha. Kui nad asetsevad erinevates kehades, kogevad nad erinevaid naudinguid ja kannatusi. Need materiaalsed naudingud ja kannatused tulenevad kehast, mitte aga elusolendist endast. Oma algolemuslikus positsioonis on elusolend täis naudinguid. See on tema loomulik olek. Ent kuna temas on tekkinud soov valitseda materiaalset loodust, on ta sattunud siia materiaalsesse maailma. Vaimses maailmas sellist võimalust ei ole. Vaimne maailm on puhas, kuid materiaalses maailmas peab igaüks rasket võitlust, saamaks erinevaid kehalisi naudinguid. Selgemini väljendudes võib öelda, et see keha on meelte tegevuse tulemus. Meeled on vahendid ihade rahuldamiseks. Materiaalne loodus on andnud meile kogu selle materiaalse keha ning selle rahuldamise instrumendid. Meeled. Ning, nagu selgitatakse järgmises värsis, satub elusolend headesse või halbadesse olukordadesse vastavalt oma varasematele tegevustele ja soovidele. Vastavalt elusolendi tegudele ja soovidele asetab materiaalne loodus ta ühtedesse või teistesse elutingimustesse. Elusolend ise on nii oma elamustingimuste kui ka nendest tulenevate kannatuste või naudingute põhjustaja. Nii et süüdistada ei ole kedagi. Ise me oleme põhjustanud endale need kannatused. Kui elusolend on kord juba sattunud ühte või teise materiaalsesse kehasse, satub ta materiaalse looduse kontrolli alla. Sest keha, olles mateeria, toimib vastavalt materiaalse looduse seadustele. On olemas loodusseadused, nende vastu ei saa. Ning neid muuta ei ole elusolendi võimuses. Oletame näiteks, et elusolend on sattunud koera kehasse. Niipea, kui ta on omandanud koera keha, peab ta hakkama ka koera kombel tegutsema. Ta ei saa toimida kuidagi teisiti. Karm loogika. Ning kui elusolend on sattunud näiteks seakehasse, siis on ta sunnitud sööma väljaheiteid ning käituma seakombel. Ning kui elusolend on sattunud näiteks pooljumala kehasse, peab ta samuti tegutsema oma kehale vastavalt.
Selline on looduse seadus. Vot nii. Väga täpne ja selge selgitus, kus Prabhupada on võtnud kokku tegelikult kogu selle olemuse. Ja ma siis tagasihoidlikult püüaks siis nagu avada seda mõtet siin natukene laiemalt. Eelmine kord me rääkisime, väike meenutus, mida me eelmine kord rääkisime. Eelmine kord me avasime sellise mõtte, et meil on mõte pärast seda loengute sarja ja eesmärk, et meil tekiks selline terviklikum maailmapilt. Et me puutudes kokku elus erinevate õpetustega, erinevate filosoofiatega, erinevate nähtustega, et me oskaksime neid positsioneerida kuskil ja saada aru, mida nad sisaldavad, mis on nende eelised, mis on nende puudused. Et selline eesmärk oli meil seatud ja me rääkisime, miks seda vaja on. Vaja on meil seda selleks, et saada õnnelikuks. Rääkisime sellest, milline koht on see materiaalne maailm. Vedad nad ütlevad, et materiaalne maailm on tukhalayam ashashvatam, mis tähendab seda, et tukha sanskriti keeles on õnnetused, kannatused, ehk siis tukhalayam tähendab seda, et see maailm on täis kannatusi. Me ei pruugi neid kõik näha, aga me avame täna ka, miks kõik ei näe neid kannatusi. Tegelikult, kui me kasutame natuke oma arukust, me kõik saame aru, et meil on need kannatused olemas ja et see elu ei ole tegelikult parim võimalik variant. Et on võimalik eladagi ilma haigusteta ja ilma selleta, et meid ootab ees surm. Ja vaatasime eelmine kord, kust on võimalik saada teadmisi ja miks just nimelt Vedad võiks olla see allikas, kust neid teadmisi saada. Rääkisime 3 maailma tasandist, ehk siis, et on olemas, nagu siin kommentaaris Prabhupada ilusti ütles, on olemas materiaalne maailm ja on olemas vaimne maailm, kust siis meie siis algselt pärit olema. Ja siis avasime selle skeemi läbi siin siis sellise üldise pildi, kuidas siis need 5 elementi siin moodustuvad ja omavahel seotud on. Ja plaanime siis neid hakata niimoodi siin ühekaupa avama. Ja rääkisime sellest, et kes jõuavad nende teadmisteni, et jõuavad sageli need, kellel on palju kannatusi, kes teadvustavad neid kannatusi, jõuavad need, kes on lihtsalt uudishimulikud, käivad ja tahavad teada, jõuavad need, kes on materiaalsete huvidega. Et võib-olla see siin meil ei ole nii levinud siin lääne pool, aga näiteks Indias on see väga levinud põhjus, miks inimesed pöörduvad vedalike teadmiste poole ja käivad näiteks templis, et lihtsalt suurendada oma materiaalset heaolu. Ja tegelikult vedad aitavad selles osas ka. Ja 4. grupp on siis inimesed, kellel on kalduvus filosofeerida. Ja öeldakse, et see 4. grupp on tegelikult kõige hinnatum grupp. Et need, kes hakkavad siis, nagu lähevad sügavuti teadmiste juurde, sellepärast, et filosofeerimine on juba seotud väga otseselt teadmistega. Aga ma julgeks väita seda, et me ei filosofeeri siin. Seesama Srila Prabhupada, kui ta tuli siis 60ndate lõpus Ameerikasse, sisuliselt 2 käed taskus, tal ei olnud raha, tal ei olnud mitte midagi, ta oli vana mees, juba 70-aastane ja ta hakkas siis neid teadmisi seal vaikselt levitama ja alguses tal läks see väga vaevaliselt, aga kui tal lõpuks asi käima läks, siis see oli
uskumatu edu tema jaoks. Ta täitis lihtsalt oma vaimsusõpetaja juhendust. Ja tal oli palju õpilasi lõpuks. Ja ükskord, kui ta tuli New Yorki, siis õpilased korraldasid talle seal pressikonverentsi kohe lennujaamas. Lennujaama olid tulnud ajakirjanikud, pandi ta laua taha istuma, küsitavad seal väga kompromiteerivaid küsimusi. Ja üks küsimus oli see, et miks te siia tulite, siis Prabhupada selle peale vastas, et ma tulin siia selleks, et anda teile ajud. Mille peale siis sensatsiooni jänulised ajakirjanikud tõlgendasid seda pärast hiljem ajalehtedest niimoodi, et India Kirjus Munk on tulnud selleks, et saada uueks Ameerika presidendiks. Tegelikult Srila Prabhupada pidas silmas seda, et vedalikus siis süsteemis on ühiskond jaguneb siis jalgadeks, kehaks, käteks ja peaks. Ja pea on just nimelt siis see brahmanate klass, kes siis annavad inimestele teadmisi, tõelisi teadmisi. Ja vot Prabhupada pidas silmas just nimelt seda, et ta tuli andma neid inimesi, õpetama välja neid inimesi. Ja kui ta sealt pressikonverentilt ära läks, siis üks ajakirjanik oli hiljaks jäänud ja jooksis talle järele, pistis talle mikrofoni, nina alla, kaamera pistati talle näkku ja see reporter küsis siis sellise tüüpilise provotseeriva küsimuse Prabhupada käest, et mis eristab teid teistest budistidest? Mille peale Prabhupada rahulikult vaatas selle reporterile otsa ja ütles, et meil ei ole mitte midagi ühist budistide ega hinduismiga. Meie õpetame tõde ja kui see tõde on teile kallis ja te tahate seda kuulda, siis te tunnete selle ära. Ehk, miks ma selle jutu rääkisin, et on olemas erinevad religioonid, on olemas erinevad filosoofiad, aga on olemas tõde. On olemas see, mis on lihtsalt fakt. Ja see on see, mida tegelikult veedad õpetavad. Ja need õpetused on kõrgemal igasugusest liikumisest, igasugusest religioonist, igasugusest filosoofiast tegelikult. See on lihtsalt nagu väga tabavalt on Srila Prabhupada selle Bhagavad Gita pealkirjaks pannud. Nii, nagu see on. Ja et miks meil seda vaja on? Tukkalayam ashashvatam. See maailm on ajalik. Meid hoiab siin tegutsemas surmahirm. Meil on see kõigil tegelikult olemas, kas me tunnistame seda või mitte. Ja siin on palju muid probleeme. Teine suur probleem maailmas on üksindus, kusjuures statistiliselt ongi kaks suuremat inimkonna probleemi ongi üksindus ja surmahirm. Ja nende mõlema vastu siis annab ravimi ja õpetab, kuidas nendest üle olla, kuidas tõusta nendest kahest asjast kõrgemale, seda õpetavadki meile veedad. Et ma siin püüan nende loengute käigus seda vaikselt avada. Ja selleks, et aru saada siis, miks need kannatused siin maailmas on, miks need mured ja probleemid meil tekivad ja kuidas nendest siis vabaneda öelda. Selleks meil on vaja see süsteem selgeks endal teha. Sellepärast, et veedad ütlevad niimoodi, et see maailm tekib peenemalt jämedama poole. Kõige peenem tasand, mida me võime käsitleda, on soovitasand. Kõik algab soovist. Kõik algab nagu tahtest. Et me oleme kunagi soovinud. See, mis me siin näeme, kus me oleme, see on tegelikult meie soovi tulemus. See ei ole kellegi teise soov, see on meie soov. Niimoodi räägivad meile veedad. Ja see soov hakkab arenema edasi ja läheb üha jämedamaks, kuni lõpuks siis tekib materialiseerub ühesõnaga, tekib materiaalne maailm. Tekib selline tass, meil on kunagi olnud soov juua, tekkis tass, tekkis vesi ja nii edasi. Siis materiaalne tänapäeva teaduse käsitlus on täpselt vastupidi.
tänapäevane käsitlus on see, et jämedama poolt on võimalik minna peenema poole. Et võtame materiaalse maailma asjad, paneme nad kokku ja meil tekib teadus siis oma soovidega. Ja selle näiteks võib tuua selle teooria näiteks selliseks illustreerivaks näiteks, et soovi tasandil meil on tekkinud soov lennata näiteks ja selle tulemus on lennuk. Et see lennuk on tekkinud sellepärast, et meil oli soov läbi õhu jõuda punktist A punkti B. Kui me nüüd seda sama asja vaataksime tagurpidi, siis see asi teostuks niimoodi, et me võtame suure rauatüki, sükse kobaka, paneme selle seisma ja ise istume kõrvale maha. Ja nüüd ootame, millal sellest tekib lennuk. Et see on nagu jämedamalt peenema poole. Niimoodi asjad ei teki. Asjad tekivad peenemalt jämedama poole, nagu veedad meile räägivad. Ja miks meil on seda vaja teada? Sellepärast, et selleks, et saada kergendust ja saada nii-öelda vabaks selle materiaalse maailma kõidikutest ja probleemidest, meil on vaja minna tagasi seda sama teed mööda, kuidas see asi on tekkinud. Et kui ta on tulnud sealt peenema poolt, siis me peame aru saama, mis on need järgmised asjad, mis nagu peenema poole on järgmised sammud, et kuidas me saame minna tagasi siin oma algeolekusse. Vot selleks on vaja teada seda mehhanismi. Me alustame siit skeemist kõigepealt sellega, kes me oleme, kes on elusolend üldse kui selline. Et seda ma olen siin juba mitu korda maininud, et materiaalsetest ainetest teadvust kokku panna. Teadlased loodavad, et see on võimalik, aga Bhagavad Gita ja Vedad väidavad, et hinge ei ole võimalik, teadust ei ole võimalik lahutada, ta on juba omaette nähtus ja et see on lootusetu aja raiskamine. Kui me võtame oma kehad ja vaatame siis, millest me koosneme ja mis me oleme, siis teadupärast me keha koosneb umbes 60 erinevast elemendist, keemilisest ühendist. Kõige rohkem on meil hapnikku, vesinikku, ehk siis vesi moodustab kuskil 50-60% sellest moodustisest. Süsinikku on 12 kilo, lämmastikku, fosforit on sul juba kilokandis ja riburada siis muud ained nii-öelda, ülejäänud on seal kõik alla kilogrammi juba. Et kui me selle kõik need ained siis hunnikusse saame ja teatud moodi kokku paneme, siis me saame sellise aparaadi, mis liigub. Ja kui me nüüd selle aparaadi võtaksime tükkideks ja paneksime need ained siis kõik nii-öelda nagu kuskile ritta niimoodi või noh, tegelikult nad on juba nagu olemas, siis see on nagu suht selge, lihtne on aru saada, et sellel süsiniku tükil või süsiniku aatomil tal ei ole soove, tal ei ole tundeid, tal ei ole tahtmist. Et kui me võtame näiteks, vahel juhtub meil õnnetus, näpp on sageli inimestel ära tulnud, jäänud kuskil taha kinni. See näpp vedeleb meist seal eraldi, kas seal näppul on teadvus. Me isegi ei tunne, mida tunneb see näpp, sellepärast, et on meist juba eraldunud. Ja samamoodi see näpp ei tunne, mis tunne tal on olla meist eraldi. Et tekibki küsimus, et mis see siis on, mis nagu tunneb seda? Et mis on, mis nagu paneb selle keha tundma? Mis vahe on elusal ja surnud kehal? Me ütleme, et ta lahkus meie hulgast. Aga kes see lahkus? Ta on ju siin praegu. Lebab. Ta ei liiguta endale. Millest on see vahe? Ja veedad ütlevad, vahe on teadvuses, just nimelt selles samas teadvuses. Kui teadvus ja mateeria saavad kokku, siis tekib elu. Ja hing on see elujõud, mis on selles kehas. Ja keha eksisteerib vaid sellepärast, et hing on kohal. Hinge kohaloleku tõttu see keha eksisteerib. Kui hing läheb ära, hing ei ole, siis see keha kukub lihtsalt elutult maha.
nagu iga teine objekt. Veedad toovad sellise analoogi nagu näiteks linnupuur. Et meil on linnupuur ja linnupuuris on lind. See lind, nii kaua kui seal linnupuuris on, seal linnupuuris käib elu, nii kaua kui me seal puuris oleme, nii kaua me eksisteerime, siis me lendame sealt puurist välja, see puur jääb niisama sinna. Mingi aja pärast see puur roostatab ära, viiakse vanarauda. Täpselt samamoodi on meie keha. Inimene sureb ära, tänapäeval krematooriumis põletame ta ära, saame peotäie tuhka, kogu lugu, kogu inimene. Nii et see on väga oluline teadmine, kui Bhagavad Gitas on välja toodud 5 erinevat tasandit teadmisi, seal on olemas salajased teadmised, kuhjatam on olemas veelgi salajasemad teadmised, kuhjataram on olemas kõige salajasemad teadmised, kuhjatamam ja on olemas siis kõikidest kõige salajatamastest teadmistest kõige salajasem, ehk siis sarva kuhjatamam. Siis seda, mis ma praegu räägin selle hinge ja keha kohta, seda ei peeta isegi veedas saladuseks. See on elementaarne. See on selles mõttes, ta on nagu igasuguse vaimse tee, vaimse realiseeringu esimene samm. Ilma selleta, meil ei ole mõtet siin lihtsalt rääkida, me võiksime rääkida hoopis teistel teemadel. Sellepärast, et kui me nagu lähtume sellest seisukohast, et me eksisteerime, mingi hetk keeratakse pilt ära, on blackout, kõik läbi, nii palju kui jõudsime nautida, nii palju kui jõudsime kokku kahmida, kõik läbi, rohkem midagi ei ole. Siis pole mõtet üldse rääkida. Siis lähme parem räägime sellest, mis börsiaktsiatesse saaksid investeerida või kuidas endale materiaalseid varasid kokku kaapida. Mõte on just nimelt selles, et hing, kui me räägime hingest ja kui me räägime teadusest, siis teatud mõttes me võime öelda niimoodi, et see hing on siis selle teaduse kandja. Ta on sõiduk, millega hing võib liikuda siis siit kehast välja, võib liikuda erinevate maailma tasandite vahel, võib minna tagasi vaimsesse maailma. Ja kui see keha lõpetab eksistentsi, siis hing jätkab oma olemist. Bhagavad Gitas on öeldud, Nadjayate mriyate vakatachin najam putva pavita vanapujaha, adjo nityaha sofratoyam purana, nahanyate hanimane sharira. Hing ei ole mitte kunagi sündinud ja mitte kunagi ei sure. Ta ei saa mitte kunagi sündima, ta ei sünni ega ei ole mitte kunagi sündinud. Seda öeldakse seal mitu korda. Ta on igavene ja vanim. Ja täpselt samamoodi Purana, vanim. Täpselt samamoodi nagu ja pärast surma kandub see hing edasi järgmisse kehasse, mida nimetaks siis reinkarnatsiooniks. See on fakt, see on tõde, nii on. Selle kohta on toodud palju materjali tänapäeval juba. Ja ma võin isiklikust kogemust, kuigi mul on tutvusringkonnas päris palju inimesi, kes on kogenud seda, mis tähendab olla väljaspool keha. Ma enda tegelikult nii-öelda sellised suunamuutus toimuski just nimelt ühe sellise kogemuse järel, kus siis üks, sellest on siis suurusjärk vist 16-17 aastat tagasi, kus siis mul oli see kogemus, et mul oli väga halb olla, ma kukkusin maha, sisuliselt ma ei suutnud oma keha liigutada, sest mul oli niivõrd siuke raske seisund ja mingi hetk ma tundsin, mul hakkab väga kerge. Ma tundsin, et ma kuskilt siit pea piirkonnast nii-öelda väljusin ja siis ma seal olin ja vaatasin ennast kuskil niimoodi 5 meetri kõrguselt, absoluutselt täpselt kõiki detaile. Ma nägin kõiki põõsaid, ma nägin, mis mul seljas, mul siiamaani meeles, mis mul seljas oli täpselt. Ja algus oli selline suur hämming ja mingi hetk ma tundsin, et ma saan hakata kellegagi rääkima, ma hakkasin suhtlema. Ja esimene asi, mis ma hakkasin paluma hästi intensiivselt, on see, et ma ei taha, et veel liiga vara.
kõik oli hästi selge, hästi reaalne. Kõik on väga rahulik. Mingisugust kehalist koormat ei ole. Ja ma palusin, et mul on väga raske, või tähendab, et ma ei taha, et ma tahaksin veel teha. Mul on siin palju veel teha. Ja mingi hetk siis, see on väga raske hinnata, kaua see kestis. Igatahes mingi hetk ma siis läksin tagasi reaalselt sinna kehasse. Ja see oli selline nagu raske pauk. Sisuliselt ma tõusin kohe püsti. Sügasin natuke kukalt. Tõusin püsti ja läksin koju. Nagu terve inimene. Kõik oli kadunud. Ja see oli nagu selles mõttes maailmas asja, et see kogemus, ta on niivõrd reaalne. Et ma arvan, et hea võrdlus on see, kui võrrelda seda, et me näeme mingi tund, et sageli me oleme näinud öösel und ja tõuseme hommikul üles sellist tundega, et oli see nüüd nagu päriselt või oli see uni. Et see mingi hetk on selline segadus. Ja siis me saame aru, et see oli uni. Et ma olen ärkvel. Miks? Sellepärast, et see reaalsus, kus me siin praegu viibime, ta on palju tugevam, ta on palju selgem kui see unereaalsus. Unereaalsus on ka reaalsus. Me oleme seal, me kõike seda kogeme. See on kõik olemas. Lihtsalt see on teine reaalsus. See meie teadus on sel ajal seal. Ja täpselt samasugune vahe võib võrrelda sellega on see, kui nagu hing on väljaspool keha. Et samamoodi see, mis siin toimub praegu, see on tegelikult nagu nõrgem, see reaalsus on nõrgem. Et see hingena reaalsus ta on palju selgem, palju tugevam. Ja see reaalsus, mis praegu on, see on tegelikult meie jaoks hiljem on see lihtsalt nagu unenägu. Aga paraku me oleme selles kehas ja me kogeme seda väga tugevalt. Ja keha siis, nagu ma ütlesin, vedad ütlevad, hing kandub kehast kehasse. Teine vers, mis ütleb selle kohta on tehinos min ja tehe kaurajam ja uraram täna. Tehinos min ja tehe kauram ja uraram täna. Ta teha antaras prab tiiras tatrana muja tee. Ehk siis, nii nagu hing kandub siis noorukist täiskasvanu kehasse ja täiskasvanu kehast siis vanuri kehasse. Täpselt samamoodi hing kandub ühest kehast teise. Ja inimesed, kes on seda teadvustanud, ei lase ennast sellest häirida. Tiirad on need, kes tõeliselt on teadvustanud seda. Nad ei lase ennast häirida sellest, et keha vananeb. Ja et me mingi hetk peame selle kehast lahkuma. Et iseenesest, kui me vaatame, siis laps, me võime võtta oma lapsepõlvepildid vaadata. Näitame mõnele oma praegusele tuttavale, ta ei tunne meid ära isegi. Ometi me oleme selles samas kehas. Ja meil on täpselt sama teadus. Meil on täpselt samasugune iseloom, aga sarnane, midagi muutub selle jaoks. Nii et väga oluline on eristada siis meie teadvust sellest kehast. See ei ole üks ja sama asi. See keha on materiaalne, moodustis. Ja meie teadvus on vaimne, igavene. Hinge 3 omadust on sat, chit ja ananda vedades. Sat tähendab igavikuline. See tähendab seda, nagu me juba rääkisime, et hing, ta ei ole kunagi tekkinud. Ta on alati olemas olnud. Teadus, meie teadus. Ja ta jääb alati olema. Tal ei ole algust ega lõppu. Ja see on see, mida me tegelikult siin maailmas, nüüd see hing, olles siin kehas, tegelikult need hinge omadused kumavad nagu läbi selle materiaalse keha. Ja need on need, mis meid tegelikult panevad siin liikuma. Et teatud mõttes me võime võtta, et näiteks laste soov, laste saamine on seotud näiteks selle sat aspektiga. Ehk siis läbi laste meil on nagu tunne, et me saame pärast, kui me siit lahkume, jäävad meie lapselapsed, et me teatud mõttes nagu pikendame oma eksistentsi. Et me nagu moondunud kujul püüame olla igavesed. Või siis
ehitame mingid suured uhked majad näiteks, jätame need oma lastelastele, püüame siin millegagi hakkama saada, minna ajalukku ja nii edasi, nii edasi. See on tegelikult hingesoov. Aga siin materiaalses maailmas ta lihtsalt teatud mõttes nagu moondub. Teine hinge siis tunnus oluline on chit. Chit tähendab teadmised. See tähendab seda, et hingel on tegelikult kõik teadmised olemas. Hing teab, kust ta pärit on. Hing teab seda kõike, mis me siin räägime. Hing teab seda, see on ta jaoks elementaarne. Hing teab seda, kes on tegelikult looja, kuidas seda maailma tegelikult juhitakse, kuidas see asi siin kõik töötab. Ja see on jällegi meie selline loomulik vajadus, mis meid liikuma paneb, et teadmiste soov, teadmiste jänu, see on hästi inimlik. Sellepärast inimesed proovivad erinevaid asju, tegeleme siin erinevate ekstreemsportidega ja hobidega ja tegelikult selle asja mõte on kõik see, et me tahame saada nüüd kogemust, me tahame seada teadmisi. Et see on selline loomulik inimese vajadus, saada rohkem teada. Ja kolmas on ananda, mis siis tähendab sanskriti keeles õndsus, mis siis on väga lihtsalt seesama õnn, rõõm, mida kõik me siin otsime. Ja oma kõrgemal kujul on see armastus. Armastus on see, mille järel hing igatseb ja mis teda siin kõige võimsamalt tegelikult liikuma paneb. Ja näiteks seesama üksindus, mis on suur inimkonna probleem. Tänapäeval on väga paljud inimesed üksikud, kuigi nad võivad olla, me võime olla mingis suures rahvamassis, peol, ma ei tea, on kellelgi sellist tunnet olnud. Peol, näpud püsti, hinges kraavib, igatsus, üksindus. Et see, et me oleme rahva keskel ja väga, väga sotsiaalselt veel ei tähenda seda, et meil oleks see üksinduse probleeme lahendatud. Ja veedad väga ilusti ütlevad, et tegelikult see üksinduse probleem on lihtsalt armastuse puudumine. Et me võime elada ka koos teise inimesega, aga tunda ennast väga üksikuna. Ja veedad õpetavad meile, kuidas leida seda anandat, kuidas leida armastust ja kuidas leida sellist armastust, mis ei lõppe, mis jääbki püsima. Aga sellest on natuke veel vara rääkida. Me räägime natuke veel lahti seda materiaalset maailma siin. Nii et siis keha läheb kehast, või hing läheb siis kehast kehasse. Selle kohta on ka tohutult palju näiteid, lugusid. On üks Kanada psühhiaater Ian Stevenson, kes on üks tuntumaid uurijaid, nende inkarnatsioonide ja taassündide uurijaid. Neid uurijaid on veel, kes on palju sellega tegelenud. Ta on käsitlenud üle 3000 juhtumi siis. Ta on praeguseks lahkunud kuskil 30 aasta jooksul, siis ta on kirjutanud mitu raamatut ja seal on väga detailsed faktidega siis lood inimestest, kuidas nad mäletavad oma eelmisi elusid. Ja lapsed on need, kes teatud vanuseni väga sageli mäletavad oma eelmisi elusid. Pärast hiljem vanusega tuleb nii palju uut informatsiooni peale, et me lihtsalt unustame ära need asjad eelmistest eludest. Siin võime ise, siin YouTube'is on palju lugusid, täiesti uskumatuid, konkreetselt inimesed, konkreetsed faktid. Ma võin mõne rääkida, mis mul siin meeles on, et üks lugu on Ameerikast ühest poisist, kes hakkas juba seal väiksest peast 2-aastaselt hakkas joonistama lennukeid. Kogu aeg joonistas lennukeid. Ja mingil hetkel ta hakkas nägema, tõusis hommikul üles ja tõusis üldse üles sellise hirmuunenäoga, et ta on lennukis ja lennuk plahvatab. Ja ta kirjeldas seda vanematele. Ja vanemad mõtlesid, mis on laps fantaseerib. Aga see ei lõppenud, see poiss muudkui aga
joonistas lennukeid edasi, isa ostis ta lennuki konstruktorid, ta elas täielikult lennukite maailmas. Ja mingi hetk hakkas ta rääkima siis konkreetselt ühest Jamesist, hakkas nimesid nimetama, eesnimesid, perekonnanimesid ja ta hakkas siis kirjeldama, hakkas rääkima ühte lugu, väike poiss, 3-4 aastane. Kuidas siis oli siis tõusu päikese märgiga lennuk, tuleb ja tulistab tema lennukit, tema lennuk plahvatab ja kukub alla. Ta kirjeldas nagu konkreetselt seda. Et see, ja lõpuks see lisa vaatas, et see asi juba on ebanormaalselt palju fakte ja laps liiga palju nagu räägib sellest. Ja isa otsustas hakata seda asja uurima. Ja ühesõnaga lühidalt, ta leidis üles konkreetselt nime järgi, et see laps oli nimetanud selle siis piloodi nime, selle piloodi sugulased seal, ma täpselt ei mäleta, vist õe nime ja nii edasi. Ja isa hakkas otsima ja ta tõesti selgus, et oli olnud selline juhtum aastaid tagasi siis seal Jaapani sõjas, ühel Jaapani saarel, seal oli suur lahing ja täpselt selle nimeline piloot tulistati alla täpselt niimoodi, nagu see poiss seda kõike kirjeldas, ühesõnaga see poiss mäletas seda kõike. Palju fakte, väga huvitav lugu ja neid lugusid on veel. Ma soovitan, kellel on huvi ja tahab saada enda uskuda nagu tugevamaks, võib neid lugust lugeda. Teine variant on lihtsalt uskuda edasid, sest see nii ta on. Et kehast kehasse me liigume ja selle kehaga meil õnneks või kahjuks see eksistents ei lõppe. Sest meil tekib küsimus, miks me siis ei mäleta seda? Miks me ei tea, et me oleme see sat-sitt ananda? Miks me ei tea, et me oleme igavesti õndsad, me oleme igavesed? Miks me pabistame? Mille pärast me muretseme siis? Kus meie teadmised on? Kui me oleme täis teadmisi. Ja selgitus on siis see, et vedad selgitavad seda. Kui elusolend tuleb siia materiaalse maailma, siis ta kaetakse majaga. Maja on illusioon. Maja tugineb just nimelt teadmatusel. Ja ta on see sama energia, põhimõtteliselt sama allika energia, ehk siis, ütleme siis Jumala energia, looja energia, mis kasutab siis seda energia kasutatakse selleks, et see maailm, mis siin tekib, ta lihtsalt katab ära selle meie tegeliku olemise. Sellepärast, et seda on väga lihtne mõista, sellepärast, et kui me oleksime siin selle puhta hingeteadusega, ma ei kujuta ette, kui kaua me suudaksime selles kehas olla, ma arvan mitte väga kaua. Sellepärast, et olles teadmisega, et me oleme nagu olles täieliku teadmisega, et me oleme täis õndsust, igavikulist ja teadmatust ja elada sellises armetus kehas, mis jääb haigeks ja sureb ära ühel ilusal päeval, et see oleks päris karm katsumus. Et teatud mõttes maaja teine tähendus sanskriti keeles on muuseas armulikkus. Ta on nagu samal ajal, ta on meie jaoks ka nii-öelda sükene meie vastutulek looja poolt meile, et me ei kogeks seda täbarat olukorda, milles me sattunud oleme. Me ei kogeks seda nii ehedalt. Ja maaja on kaks, siis maja on kahel kujul. Esimene on avaranatmika sanskriti keeles, mis siis tähendab seda, et ta nagu katab selle maailma meie eest ära. Suhteliselt tüüpiline olukord, väga ameerikalik. Kuidas läheb, very well, kõik on hästi. Et räägitakse siin, neid lugusid on erinevaid, aga tüüpiline näide, autoõnnetus, inimene on sodi, selgroog on katki, kuidagi veel seal koriseb midagi. Kiirabi tuleb juurde, küsib, kuidas teil on? I am fine, mul on kõik hästi. Ja järgmine hetk inimene kukub ja sureb ära. Et see on see meie meeleolu. Kõik on hästi. Natuke veel ja kõik läheb korda. Et see on maaja, see on see, mis takistab meil nägemast seda olukorda, tegelikult sellisena, nagu ta on.
Ja teine maja, siis nii-öelda vorm, on siis prakshepatmika, mis tähendab tagasi viskav või tagasi tõmbab. Et seda võib kirjeldada niimoodi, et näiteks meil tekib huvi teada saada, kes me tegelikult siis oleme. Kas me oleme siis need kehad või hinged. Ja meil öeldakse, et kuskil on üks loeng, kus sellest räägitakse. Ja me teeme plaani, et me hakkame sinna minema. Aga siis poole tee peal kohtuma oma sõpra, kes ütleb, et kuule, et kus sa lähed, et mul on sul palju parem ettepanek. Et lähme parem, siin on kõrval üks kõrtsa, et ma räägin sulle parem, mul oli teile vägevad seiklused. Tule parem minuga. Et võt maja, see on väga sükene jäme piltlik näide, aga maja töötab meile täpselt samamoodi, et ta kogu aeg ehistab meile uusi avatlusi, tõmbab meid nii-öelda eemale sellest teest ja nendest asjadest, mis meile tegelikult võiksid anda õnne ja rõõmu seda, mida me tegelikult otsime. Sellepärast, et nagu me eelmine kord rääkisime, kõige suurem probleem meil on siin just nimelt see, et see materiaalne maailm on ajutine. Kõik asjad saavad läbi. Ja samamoodi on see õnn. See materiaalse maailma õnn. Kui me nüüd eelmine kord käsitlesime siin 3 tasandit, et on jäme, siis füüsiline tasand, kehaline tasand, jäme tasand. Sellel tasandil õnn on kõige lühemajalisem. Et kui me võtame kehalisel tasandil põhivajadused inimesel, ehk siis söömine, magamine, enesekaitse ja paaritumine, ehk siis seksimine, järglaste saamine. Need on 4 põhivajadust. Need on olemas kõikidel elusolevitel, kõikidel loomadel ja inimestel samamoodi. Ja need põhivajadused annavad meile tegelikult õnne, rõõmu, toitumine, valmistume endale uhkel pidulaua, läheb mööda 5-10 minutit, see on otsas, pärast veel natukene rõhitseme, õnn kestab, ma ei tea, pool tundi. Magame, tõuseme üles, samuti mingiks hetkeks on nagu parem olla. Aga ilmselge on see, et see on õnn, millel on algus ja millel on lõpp. Kõik, millel on algus, kõigel sellel on lõpp. Ja materiaalses maailmas on kõigil asjadel algus. Mingi hetk meil algab see rituaal, söögirituaal. See tähendab seda, kui ta algab, siis ta saab ka läbi. Kui me võtame õnne, siis sellel järgmisel tasandil, kus siis on psüühiline tasand, kus on meie mõistus, kus on meie emotsioonid, meie arukus, meie teadmised juba, meie filosoofia, siis sellel tasandil on selle õnne kestvus pikem juba. Ta on juba sellisel peenemal kujul ja me võime teinekord näiteks oma teadmisi või mingit muud sellist head psüühilist omadust nautida juba natuke pikema aja jooksul. Aga taaskord, ta on siin materiaalses maailmas tekkinud ja saab ka läbi. Ja minu õpetaja ütleb väga ilusti nende asjade kohta. Tegelikult, kui me vaatame seda materiaalse maailma õnne, siis see on tegelikult lihtsalt ajutine kergendus olukorrale. Ta on lihtsalt ajutine kergendus. Ja veedad ei nimeta seda õnneks. See ei ole õnn veedade mõistes. Õnne definitsioon on see. Õnn on see, mis on ja jääb kesta. Ehk siis ananda. See, mis hakkab ja lõpeb, see ei ole õnn. See on ajutine kergendus. Ja veedad õpetavad, kuidas siis saavutada seda anandat, kuidas saavutada seda kestvat õnneseisundit, kuidas saavutada seda tegelikku hinge olemus. Et kui me räägime siin õnnest, siis see on meie jaoks definitsioon. Kõik, mis on ajutine, me ei nimeta seda õnneks. Niisiis, täpselt samamoodi, nagu on olemas need 3 maailma kategooriat, on meil ka kehalisel tasandil need olemas. Ehk siis meil on olemas jäme keha, see on sanskriti keeles štula sarira, mis siis koosneb, nagu me ütlesime, paljudest erinevatest ainetest.
pluss siis meil on nahk, luustik, lihaskond, palju vedelikke erinevaid, lümf, veri ja nii edasi. Palju rõga, palju lima, palju muid inetuid asju. Et tegelikult, kui see nahk siit pealt ära võtta, siis on päris kole. Ja selle jämeda keha sees asub meil siis peenkeha, mida nimetatakse linga sharira, mis siis järgib seda jämeda keha vormi. Teatud mõttes, et on nagu sama kuju on tal, on siis peentasand. Ja seda võib nimetada ka astraalkehaks, mõttetasand, psüühiline tasand. Ja neid tasandeid me siis hakkame täna siin veel nii-öelda lahkama, võtame nad siin pulkadeks. Ja siis kolmas tasand siis meie keha mõttes on siis karana, sharira, karana tähendab sanskriti keeles põhjus, sharira on vorm. Ehk siis see on põhjuskeha. Põhjuskeha me võime nimetada ka soovide keha. See on see, kust tegelikult meie soovid tulevad. Et vedad ütlevad, et tegelikult me algselt kõik need soovid tulevad hinge tasandilt. See sama soov lennata on hinge loomulik seisund, sellepärast hing võib liikuda, kuhu ta tahab. Ja kuidas ta materialiseerub siin? Ta materialiseerub mingisuguse metallist kolakana, mis ajab jubedat suitsu välja, teeb lärmi ja mingit moodi siis tõstab meid õhku mingiks ajaks ja paneb meid pärast siis tagasi, sest et see lennuk ka ei jää igavesti õhku sinna. Ja nagu ma ütlesin, siis selleks, et saada aru, kuidas me saame tagasi sinna hinge tasandile, hinge teaduse tasandile, me peame aru saama, kuidas on see järjekord siis, kuidas see materialiseerumine on toimunud siin maailmas. Sellepärast me vaatame, kuidas vedad räägivad sellest, kuidas see maailm tekib. See on väga oluline ja huvitav teadmine, sellepärast, et need teadmised tekitavad palju seoseid ja aitavad palju aru saada, kuidas asjad omavahel toimivad. Näiteks Ayurveda, kus on, mis põhineb just nimelt seostel ja just sellest nii-öelda Ayurvedal on filosoofilised tugitalad, fundament on väga tugev filosoofiline. Ja sealt edasi kasvavad välja juba praktilised oskused ja praktika, kuidas seda saab materiaalses maailmas kasutada, aga enne me peame teadma, kuidas see fundament on tehtud. Niisiis, kõigepealt vedad räägivad, et on olemas, see materiaalne maailm on olemas sellisel tasandil nagu pradhana. See tähendab seda, et see kõik on olemas, aga ta on nii-öelda mitte avaldunud kujul. Ja nüüd hakkab vaikselt avalduma. Kõigepealt tekib selline asi nagu maha tapva ja seal esimesed asjad, mis tekivad, on 3 looduse kuunat. Nendest ma täna ei räägi, nendest ma räägin järgmine kord. Sellepärast, et need on väga olulised maailma koostisosad ja neid peaks rohkem avama. Aga täna me räägime rohkem elusolendist ja tuleme nende juurde tagasi, lihtsalt teadmiseks. Ja selles 3 kvalitatiivses siis seisundis hakkavad tekkima nüüd ülejäänud asjad. Ilmselt oleme kuulnud kõik, et see maailm tekib helist. Et me teame kõik sellist mantrat nagu Aum, et see oli see heli, milles siis üks esimese helisi, milles see asi hakkas tekkima. Ja heli on ka väga huvitav käsitlus on helil. Heli kõige peenem tasand ongi soovide tasand. Et helil on väga erinevad tasandid. Kõige peenemal tasandil on heli, ongi soov. Nii et kõigepealt tekkis heli. Paneme selle siia siis kirja. Ja kui oli heli tekkinud, siis oli vaja mingit nii-öelda ruumi, kus see heli liiuks. Ja siis tekkis ruum. Ja siis esimene element siis.
jäme element. Paneme siis siia ruum, ehk siis eeter, seda nimetatakse ka eetriks. Siia tulpa tulevad meil siis jämedad materiaalsed elemendid, mida nimetatakse sanskriti keeles mahapuutad või siis panchapuuta, mahapuuta. Neid on siis 5 tükki. Esimene on ruum. Siis järgmisena tekkis puudutus. Nii. Ja puudutusest tekib siis meil õhkanja. Ehk siis õhk on seotud juba sellega, et kui midagi liigub, kui hakkab mingi liikumine, siis sellest meil tekib puudutuse tunne, tekib kompimismeel. Kõigepealt meil tekivad peened elemendid. Need on peened elemendid. Peened elemendid ja need on jämedad elemendid. Nii. Ja nende nüüd olemasolul tekivad meil meeled. Ehk siis siin tekib kõrv. Meelelundid. Mida siis siin Prabhupada kommentaaris ütles, mida me kasutame siis naudingute saamiseks. Ja puudutuse õhu tulemusele tekib meil siis nahk. Ütleme siis nii, et kompimismeel. Paneme nahk. Ja ruum on siis vajalik selleks, et see heli seal liiguks. Ja Vedas on väga huvitav definitsioon on heli kohta on see, et heli annab meile teadmise ja annab meile vormi sellest, et kuskil on olemas kõneleja. Et me seda kõnelejat ei näe, aga heli annab edasi vormi. See on väga huvitav. Ja õhk ja puudutus siis annavad siia maailma pehmuse, kõvaduse, külmuse ja kuumuse. Kui siin toimub juba mingi liikumine, siis hakkavad energiad liikuma ja tekib teatud energia. Ja sellest tekib tuli, ehk siis tuleelement on meil siis kuju, et see on siis esimene element, mida me näeme ja millel on vorm. Ja see annab meile siis silmad. Nii, edasi, maitse. Siis jämedatest elementidest on meil vesi ja meeltest on meil siis keel. Ehk siis ilma vee elemendita me ei ole võimalised maitset tundma. Et vesi on selleks, et tunda maitse. Vesi niisutab, veega on toimuvad kõik hüüpimise protsessid siin maailmas. Siis Srimad Bhagavatam on, et vesi annab meile rahulduse, hoiab alal elu, pehmendab, värskendab, sellised funktsioonid on veel. Ja lõpuks on siis meil lõhn, mille siis jäme element on maa, ja mille siis meeleelund on meil siis nina. Vot. Et siin meil tekkis nüüd 15 elementi siis siia maailma. Ja maa on siis seotud haistmisega. Algselt on olemas üks lõhn ainult. Kõik ülejäänud lõhnad on tekkinud sellest, et selle algse lõhnaga on siis segundunud ülejäänud maitseid, ülejäänud elemente. Ja maa element teatud mõttes ta sisaldab kõiki eelmisi elemente. Vee element on tekkinud tulest, tuleelement on tekkinud õhust ja nii edasi. Et kui me võtame siis ruumi, eeter element on kõige peenem element ja maa element on kõige jämedam element. Need on meeled, aga neid me nimetame välised meeled. Välised meeled. Ja meeli on meil põhimõtteliselt 2 tüüpi. Need meeled, mis ma siia kirja panin, need on olemas, need on meeled, mille abil me saame teadmisi. Neid nimetatakse teadmiste saamiseks vajalikud meeled.
Aga meil on olemas veel 5 meelt, mis aitavad meil tegutseda. Need me paneme kirjas näiteks, paneme siia. Siis kirjutame niimoodi 5 tegutsevat meelt. Need on hääl, mille abil me saame suhelda. Need on käed, mille abil me teeme tööd, tegutseme. Need on jalad, mille abil me liigume punktist A punkti B. Need on siis 4. on pärak, mille kaudu me saame kõik ülelikse endast eemaldada ja suguelundid. Nii. See paber jääb kitsaks. Ehk siis need 5 tegutsevat meelt veedade järgi on meil vajalik selleks, et siin maailmas funktsioneerida. Jalad viivad meid punktist A punkti B, käed aitavad meil teha asju, tegutseda, tööd teha, hääl aitab meil kommunikeeruda, suhelda ja ülejäänud funktsioonid on meil selgelt, ma ei hakka detaile lahti rääkima. Et meil on kokku nüüd siin palju neid siin kokku on? 20 tükki, on ju. Nii. Need on kõik siin siis nii-öelda jämeduse järgi. Kõige peenem on meil siis on ju heli, edasi läheb meil siin puudutus, kuju, maitse, lõhn ja siis tulevad jämedad elemendid. Kõigepealt on peened elemendid, millest tekivad siis jämedad elemendid. Et niimoodi see läheb siis nagu jämedamaks asi kogu aeg, millest tekivad veel jämedamad elemendid. Ja kuna põhjus on alati ka tagajärjes, siis selle põhjuse kvaliteet, selle põhjuse omadused kanduvad edasi nii-öelda sellele, mis on siis selle põhjuse poolt nagu tekkinud. Ehk siis teisisõnu, kui me võtame näiteks kuju, tuli, silmad, siis tuleelement on konkreetselt seotud nägemisega, ajurveedes me teame, et kui me tahame avaldada muljet kellelegi oma ajurvedaliste teadmistega, vaatame kellelegi otsa, ütleme, et sul on silmad punased, et sul on tõenäoliselt palju tuleelementi kehas näiteks. Et need elemendid on seotud meie meeltega. See on terviklik süsteem. Ja ajurveda printsiip on väga lihtne. Kui meil on need elemendid kehas paigast ära, siis tuleb hakata neid tasakaalustama. Sellepärast, et igal inimesel on täiesti oma unikaalne elementide proportsioon, oma täiesti unikaalne elementide tasakaal. Ja kui see tasakaal läheb kuskil suunas paigast ära, siis me jääme haigeks, meil tekivad kehas häired. Ja ajurveda õpetab meile, kuidas siis oma see tasakaal tagasi saada. Väga lihtne printsiip, teoreetiliselt. Niisiis, meil on olemas need välised meeled, aga meil on olemas ka sisemised meeled ja need on väga olulised. Kõigepealt on meil olemas mõistus. Mõistusest, ma räägin nendest sisemistest meeltest natuke pikemalt. Sellepärast, et need sisemised meeled on kõik omaette võetuna väga olulised mõistmaks, mida meil on vaja teha ja kust tulevad meie probleemid. Ja esimene on siis mõistus, mis on seotud muuseas vee-elemendiga. Ehk siis, kui me siit tõmbame kuidagi selle joone siia, mõistus on vee-element, et taaskord jällegi on seos olemas. Ja väga oluline on mõista, see on ka nii-öelda sellise vaimsete teadmuste nii-öelda ABC, et hästi oluline aru saada, mis asi on mõistus. Otse välja öelduna, mõistus ei ole meie. Mõistus ta on töömees. Mõistuse ülesanne on teha vahet, mida ma tahan, mida ma ei taha.
Mõistus töötab põhimõtteliselt kahendussüsteemist. Meeldib, ei meeldi, tahan, ei taha, hea, halb. Vot see on mõistuse funktsioon. Ja mõistus on nagu töömees. Ta teeb lihtsalt tööd. See on tema ülesanne on lihtsalt analüüsida seda informatsiooni, mis läbi meelte meie sisse tuleb. Veedad ütlevad, et mõistus on siis meie nii-öelda siis kuninglik meel. Tegelikult on ta üks meie meel, täpselt samamoodi meil elund lihtsalt on mõttetasandil. Ja mõistuses tekivad soovid meil. See on koht, kus meil tekivad meie materiaalsed soovid. Ja kui me hakkame tegelema vaimsete praktikatega, kui me hakkame näiteks meditatsiooniga tegelema, kui me hakkame ennast siis nii-öelda jälgima kõrvalt, siis me varem hiljem me saame aru, et tegelikult need mõtted ei ole mina. Need mõtted tulevad, nad tulevad nagu pilvekesed. Me võime neid vaadata, me võime nad saata edasi. Aga neil on omadus selline, et kui me neile tähelepanu pöörame, siis see neile väga meeldib. Siis ta hakkab kohe kasvama, ta toob meile juurde uusi asju. Et see on meie tegelikult meie teaduse algne seisund. Šimad Bhagavatamis on öeldud, meie teaduse algne seisund on täiesti selge, häirimatu ja vaba kõiksugustest kõrvalmõjudest. Kas keegi julgeb tunnistada, et tema mõistus, tema teadus on täiesti selge, täiesti häirimatu. Meil on non-stop. Nagu me silmad lahti teeme, meid häirib 10 detailid, mis meid häirivad. 10 asjad, mis meie mõistust häirivad. Küll meid häirivad inimesed, küll meid häirib keskkond. See on meie teadus siin materiaalses maailmas. Et kas me isegi suudame ette kujutada, milline on see tegelik hingeteadus? Tal ei ole neid asju. Tal ei ole sellist asja, et teda midagi häiriks. Tal on täielik selgus, täielik rahu. Ja mõistus on meil on põhiline siis nii-öelda sisemine meel, mis meil seda seisundit tekitab oma selle müraga. Et me peame suhtuma mõistusesse kui töömehesse. Et kui meil töömees tuleb ja ütleb, et näiteks kutame ette, ma olen tehasdirektor. Ja mul töömees tuleb hommikul ja ütleb, et ma ei viitsi täna tööd teha. Et ma tahaks hoopis, ma ei taha seda teha, et ma teen hoopis seda teist asja. Mis me teeme sellist töömehega? Me kas paneme ta paika või laseme ta lahti, me kasutame mingeid meetmeid. Ja tegelikult me peaksime mõistusega täpselt samamoodi suhtlema. Mõistusega ei ole võimalik läbirääkimisi pidada. Mõistusel aitab ainult rusikas. Mõistusel tuleb anda harjavarraga. Ja me peame teadma seda, et mõistusega ei ole mõtet heaga läbi rääkida. Et ta kavaldab meid nagunii üle ja mida me rohkem me talle tähelepanu pöörame, seda agaramaks ta läheb. Seda rohkem ta meid häirima hakkab. Hea näite on see, me sõidame autoga. Meie kõrval on mõistus, kes jahvatab vahetpidamata. Vaata, seal on see, oi, milline koer, vaata, mis seal akna peal on, mis sellel seljas on niimoodi, raadio käib kohe. Kui me niimoodi iga hetke tagant noogutame, ütleme, jaa, siis ta saab energiat juurde. Ta tegeleb selle asjaga edasi. Aga kui me lihtsalt ei pööra talle tähelepanu, las ta seal räägib, tegelema oma autosõiduga, rahulikult keskenduma omale asjale, siis varem hiljem, mis juhtub? Ta jääb vait. Täpselt samamoodi mõistus. Et kui me nagu piisavalt ükskõiksed ta suhtes olema, siis ta tegelikult jääb vait, annab meile rahu. Ja paljud vaimsed praktikad keskenduvad sellele, et mõistust välja lülitada, et mõistus rahuneks, et ta vaikiks. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Veedad ütlevad, samaadi seisund siis, mida siis joogid, ashtanga jooga, 8. astmeline jooga oma kõrgema astmena püüab saavutada, siis veedades on öeldud, et see samaadi seisund, see seisund, kus inimene on täiesti mõtetest vaband, võib tippjoogil kesta maksimaalselt suurusjärk 20 minutit. Aga ta peab tulema tagasi mõtlemise juurde. Tähendab sellist seisundit, me siin kehas täielikult vabaneme mõtlemisest, sellist seisundit ei ole võimalik saavutada. Et sellepärast on palju kavalamaid tehnikaid, kuidas selle mõistusega hakkama saada. Nendest me räägime. Et eesmärk teda lihtsalt peatada ei anna tulemust. Ta tuleb üle kavaldada. Talle tuleb anda kõrgemaid maitseid.
Vishayavini Nuartante Nirharashatihinha Razabajam, Razabajam, Param Tristvani Vardate, Param Tristvani Vardate. Talle tuleb anda midagi paremat hambusse. Talle tuleb anda mingit kõrgemat maitset. Tuleb ta ära petta. Sellepärast need vaimsed teadmised, sellised vaimsed tegevused, praktikad, need petavad selle mõistuse ära. Ja mõistus muutub meile palju sõbralikumaks. Ta ei põhjusta meile enam nii palju kannatusi. Bhagavad Gitas on ilusti öeldud, mõistus võib olla meie kõige suurem sõber ja võib olla meie kõige suurem vaenlane. See on täpselt see, kuidas meie temaga ümber käime. Järgmine oluline sisemine meel siis on arukus. Ma ei hakka neid sanskritikeelseid nimesid kõik kirjutama, et mahusi ära. Mõistus on manas. Meil on olemas üks ilus eestikeelne sõna manama, mis on ilmselgelt selle sanskritikeelse tüvega. Ma manan endale silmad ette. Eks see on manas. See on sanskritikeelne sõna. Eesti keeles on olemas sanskritikeelseid sõnatüvesid. Nagu kõikides paljudes teistes keelteski. Arukus on Buddhir. Me oleme kuulnud, Buddha oli siis tuntud India filosoof, õpetaja suur, kelle nimi siis tähendab Buddhi, tähendab arukus. Mis asi on arukus? Arukus on see, mille abil inimene on võimeline ennast distantseerima sellest samast mõistusest. Arukus on see, mille abil me saame rääkida seda, mida ma siin praegu rääkisin. Mõistus on töömees. Me näeme seda mõistust kõrvalt, me astume nagu endast sammu eemale. Ja me hakkame tegelikult vahet tegema, mis on tegelikult õige, mis on vale. Arukuse funktsioonid, ütlevad veedad, on kahtlemine. Kahtlemine on arukuse tunnus. Kui inimene kahtleb, siis see inimene on arukas. Ta kasutab oma arukust. Oluline aru saada, et arukus ei ole olemas mitte vähe arukaid inimesi ja arukaid inimesi, vaid on olemas inimesed, kes kasutavad oma arukust ja on olemas inimesi, kes ei kasuta oma arukust. Et arukus on kõigil olemas. Küsimus on lihtsalt selles, milline see arukus on, millel ta baseerub ja kui palju me teda kasutame. Kui meil on materiaalne arukus, meil on materiaalsed teadmised, siis me kasutame arukust selleks, et saada endale materiaalsed hüvesid. Kui me muudame selle arukuse tasapisi, uurides veedasid, uurides teadmisi, muudame ta teistsuguseks arukuseks, siis me hakkame teistmoodi teda kasutama. Me hakkame teda kasutama selleks, et saada läbi tema seda igavikulisust, saada neid teadmisi, mis meid tegelikult õnneliks teevad ja saada seda anandat, seda õndsust, vaimset õndsust. Arukus on selle jaoks. Eksimine on arukuse funktsioon. See on funktsioon. Miks me eksime? Arukuse pärast. See on üks arukuse funktsioon. Siis arukus mõistab seda, mis on õige. Ehk arukus, kui mõistus ütleb, et tahan, see arukus ütleb, et miks sul seda vaja on? Miks sul on seda vaja? Kas see teeb sind õnnelikumaks? Et ta saab aru, arukus mõistab, mis on õige, mis on vale. Mõistus paneb lihtsalt kahendsüsteemis. Et kui mõistus näeb fragmente, ta näeb lihtsalt infot, siis arukus näeb tervikpilti. Et nad on teatud mõttes nad sarnased, aga nad funktsioneerivad meie jaoks nagu kardinaalselt erinevatel tasanditel. Arukus on see, mis suudab esitada juba küsimusi. Ja arukusest lähtub ka mälu ja uni, ütlevad veedad. Et võt sellised funktsioonid on arukusel. Arukus on väga oluline kõikides vaimsetes praktikates just nimelt sellepärast, et hakata nägema seda mõistust ja selle mõistusega tegelema. Ja võib öelda, et enamus praktikaid, vaimseid erinevaid religioone tegelevad tegelikult mõistusega. Et see mõistus on selline võtmemoment meil siit sellest peenemasse tasanditesse läbi saamiseks. Siis me läheme praegu peenema poole. Et mõistus on siis nii-öelda kõige jämedam tasand nendest sisemistest elunditest. Arukus on juba mõistust kõrgemal asetseb. Ja arukusest kõrgemal asetseb vale ego. Ehk siis ahankara,
sanskriti keeles. Ja väga kasulik on mõista, mis asi see vale ego on. Ja miks ta on vale? Et kui ta on vale, siis järelikult on olemas ka õige ego. Ja tegelikult nii ongi. Et ego on täiesti normaalne osa hingest. Hingel on ego olemas. See on puhas ego. See on see suhe, mis on hingel siis vaimses maailmas. Võime öelda Jumalaga, mis meeleolu on sellel hingel vaimses maailmas. See on puhas ego. Aga vale ego siis nii-öelda formuleerub siin materiaalses maailmas. Ja vale ego põhimõte on väga lihtne. Põhimõte on selles, kui meil on siin ümberringi erinevad objektid ja kui nüüd meie elusolendina hakkama ennast samastama nende objektidega, ehk teisisõnu, me hakkame pidama näiteks seda objekti enda omaks, me seome ennast selle objektiga, siis hakkab kujunema vale ego. Ehk me laiendame ennast. See laiendamine, see on ka üks hinge vajadus, aga see materiaalses maailmas me teeme seda siis läbi selle. Näide, väga lihtne, et enamus mehi vajavad autot selleks, et oma staatust tõsta. Et väga arusaadav näide. Paljudel inimestel on mingisugused firmariided, staatust tõstvad esemed ja need objektid võtavad siis enda eksistentsi laienemiseks ja hakkavad ennast laiendama. Pere, lõpuks hakkavad nad pidama inimesed ennast mingiks rahvuseks, ma olen eestlane, mul on riik, mul on veel miljon inimest, kes mõtlevad minuga ühte moodi. Ja võt see on ego, mis laieneb. Eckhart Tolle räägib siin sellest sotsiaalsest või ühiskondlikust egost. Ta on lihtsalt seesama meie individuaalne vale ego, mis laieneb üha suurematesse piiridesse. Ja selle tulemus on see, et kui me alguses oleme lihtsalt vaatlejad, siis me hakkame tegutsema. Ja miks see on problemaatiline on see, et kui me nüüd hakkame ennast siin selle puhta hingena, puhta teadusega, selge teadusega hingena, hakkame ennast siduma nende materiaalsete objektidega, siis me põhjustame lihtsalt kannatusi endale. Sellepärast, et mingi hetk me jääme nendest objektidest ilma, mingi hetk me nad kaotame. Meil materiaalses maailmas ei ole midagi igavest. Me võime nad kaotada, me muretseme nende pärast. Me muretseme, et liiga vähe on, äkki mul on veel vaja rohkem midagi. Nad tekitavad meil lihtsalt probleeme. Ehk arukas oleks mitte nendesse kiinduda, aga ometi see on meie nii loomulik vajadus, et me kiindume ja hakkame ennast siduma rohkem nende objektidega. Ja mis on tulemus? Tulemus on see, kui me rohkem ja rohkem laieneme, siis meie see enda olemus muutub üha laiemaks ja laiemaks. Ma olen riik, ma olen juba mees, ma olen sellise haridusega, ma olen see ja see ja see. See on kõik see, kelleks ma ennast olen siin maailmas pidanud. Ja mõistus on see, mis ütleb, see sobib sinu nägemusega sinust, see ei sobi. Selle lükkame kõrvale. See inimene, tema räägib sinu kohta hästi, tema kinnitab sinu arvamust sellest, kelle sa oled endast loonud selle pildi. Sobib, tema ei sobi. Vot see on see, kuidas me siin maailmas opereerime. Ja kui inimene laiendab seda välja, see vali läheb ühe suuremaks ja suuremaks, siis lõpuks selle tulemus ongi see, mis ma alguses rääkisin, see üks suur probleem on tegelikult see, et inimene hakkab tundma ennast üksikuna. Sellepärast, et see objektidesse kiindumine, samastumine, see isoleerib lõpuks inimese ära. Et me lõpuks unustame ära, kes me tegelikult oleme. Ja me samastame ennast juba mingisuguste asjadega, inimestega, objektidega. Ja inimene, olles selles üksinduses, siis hakkab tegema rumalusi. Sellepärast, et me keegi me ei taha olla sellises üksinduses. Ja mis siis inimene tegema hakkab? Inimene hakkab tegema seda, et tal on vaja tähelepanu. Tal on vaja saada tunnustust. Tal on vaja, et teda märgataks. Sest ta tunneb ennast nii üksikuna selles suures ringis. Ja mis siis inimesed teevad? Mis lapsed teevad? Lapsed hakkavad pahandust tegema.
Meil oli see eelmine nädal tagasi oli loeng, kus meil oli üks vaimne õpetaja tuli, rääkis, ja see oli üks laps, kes jooksis ringi, lärmas, keegi ei suutnud teda rahustada. Lõpuks õpetaja ütles, et tule siia. Pani selle lapse enda kõrvale istuma, võt nagu ma teile räägin siin niimoodi. Ja see laps rahunes, hetkega ta rahunes. Ta oli täiesti lõdvestunud ja tundis ennast suurepäraselt. Ja see õpetaja ütles, näete, tal on tähelepanu vajadus. Lihtsalt kõik. Et see on see, mida me hakkame otsima selles üksinduses. Me hing karjub. Seepärast meil on see ego on nii suur, isoleeritud sellest maailmast. Ja mis on kõige lihtsam meetod tähelepanu saavutamiseks? On see, et meid märgatakse, et me oleme kuskil ees, me oleme midagi saavutanud siin maailmas. Ja mis on kõige lihtsam meetod saavutamiseks? See, et me hakkame teisi maha suruma. Me hakkame teisi arvustama. Hakkame neid näitama nende vigadele. Et see on see, kuidas see mehhanism siin nagu töötab. Vale ego 3 funktsiooni, kui ma ütlesin, mis on nagu mõistuse arukuse funktsioonid, siis ma räägin selle vale ego funktsioonid ka ära. Kõigepealt üks vale ego funktsioon on integreeriv, see tähendab seda, et ta seob selle maailma meie jaoks kokku ikkagi. Et see on hea. Et meil on vaja seda. Et kui nagu mitte miski meile, kui me ei samastaks ennast selle kehaga absoluutselt, olles hingena, siis me lihtsalt me teeksime siin rumalusi, me lõikaks enda näpu otsast ära ja me nagu ei oleks adekvaatselt selles reaalsuses siin. See on hea omadus, mida annab meile vale ego, see on meil vajalik. Teine omadus on see, et nii-öelda ta on representatiivne, ehk tähendab seda, et just nimelt see ettekujutus, et me hakkame ennast ette kujutama siis kellegina. Ja teatud esindus nagu funktsioon on tal siis. Et tegelikult see on see sama, mis on praegu just rääkisin, et see hakkab ennast laiendama. Võt see ongi üks tema funktsioon ja see ei ole enam hea, see on halb. Ja kolmas on see, et ta on destruktiivne, see tähendab seda, et selle sama ego laienemise tulemusena lõpuks lihtsalt elusolend ta satub nii suurtesse probleemidesse ja nii suurtesse kannatustesse siin. Ja me teame, et Indias siis, kes siis sümboliseerib Ahankarat, vale ego, see on siis Shiva, siis üks 3 suurest siis trimurtist on. Meil on siis Brahma, Vishnu ja Shiva. Brahma on siis see, kes loob, kes tekitab asjad. Vishnu on see, kes hoiab alal ja Shiva on see, kes siis hävitab kõik. Kui ta hakkab tantsima, siis kõik hävineb. Et see sama destruktiivne, see lammutab energia. See on vale ego. Ja kui me teame, siis Shival on üks väga võimas ehe, mis tal on ümber kaela. See on madu, mis siis sümboliseerib vale ego. Ja kui see vale ego siis nii-öelda alistada, siis on võimalik teda ehtena kanda ümber oma kaela kui madu, et see sümboliseerib seda. Kahjuks ma püstitan täna ainult probleeme. Ma ei jõua anda vastuseid, aga neid vastuseid me hakkame andma järgmistes loengutes. Ma luban seda. Et kõigepealt tuleb aru saada, et meil on mõningad probleemid siin maailmas. 4. peen meel, mis ma viimasena siin nimetan, on siis, seda nimetame ilusasti alateaduseks, aga tegelikult veedad nimetavad seda saastanud teadvuseks ja tegelikult on ka saastanud teadvus, see on nagu üks suur prügikast teatud mõttes või ta ei pruugi alati olla prügikast, kuigi ta algselt meil on prügikast. See on üks suur varamu, üks suur sahver, üks suur ruum, kuhu hakkavad salvestuma meie mälestused, meie samskaarad, meie muljed siit elust. Ja seal on see infobaas on meil olemas, see on see alateadvus. Ja see informatsioon tuleb läbi meelte sisse, siis ta kõigepealt läheb chitta on see alateadus. Läheb sinna chittasse, sinna alateadusse ja sealt vaadatakse, kas meil on olemas eelnevalt mingi seos, mingi informatsioon selle asja kohta ja seda kasutab edasi siis arukus. Arukus vaatab, et mis sellega peale hakata. Kõigepealt tuleb meeled, siis tuleb mõistus. Mõistus ütleb hea halb, selle informatsiooniks asi läheb chittasse, chittas vaadatakse, kas
on olemas mingi kogemus selle kohta ja edasi lõpuks tuleb arukus. Ja iga hommik meil on nii, et me tõuseme ülesse, siis esimese asjana, esimene teadusseisund, mis meil hommikuti on, samamoodi käis maailma loomine, oli see, et eksisteerin. Eksisteerin. Ja vot see on tsita, see on alateadvus. Seal on kogu see info hulk on olemas. Järgmine on see, mina eksisteerin, mina olen olemas. Ja see on nüüd vale ego. Et niimoodi see asi käib. See on kõige peenem, siis tuleb mina eksisteerin, mina. Edasi, kui ma hakkab natuke pilt selgemaks minema, ma saan aru, et see olen mina, kes siin istu üles voodist ennast. Siis tekib järgmine asi, mis asi, mida ma tahan. Jänu on, suus on paha maitse, hambad on vaja ära pesta. See on mõistus. Mõistus ütleb seda, tahan, mida tahan. Ja lõpuks arukus siis genereerib plaani, hakkab tegutsema. Et see on see, kuidas me siin funktsioneerime. Nii, ma mõtlen, kuidas see asi kokku võtta. Ma ütlen veel kord seda. See, et ma seda kõike avasin siin praegu, on selleks, et edaspidi aru saada, milline on see tee nendest jämedatest naudingutest, sellest jämedast materiaalsest maailmast, milline on see tee tagasi oma algse oleku juurde, oma algse teadvuse juurde, kus meie see loomulik algne seisund on seesama ananda, on see armastuslik seisund sellise teadvusega, et me oleme igavesed ja me teame seda, et meil on need teadmised olemas. Ja vedad õpetavad, annavad konkreetsed siis praktikad, konkreetsed tegevused, mida peaks tegema, millised on erinevad variandid, millised teed on pikemad, millised teed on lühemad, et jõuda tagasi sinna alguspunkti. Sellega ma lõpetaksin, ma usun, et see loeng sai üsna infotihe, aga ta läheb meil linti ja kui edaspidi tekib mingisugune seos, siis saab alati tagasi sulle ja vaadata seda ja tõenäoliselt on need asjad alguses niimoodi, et see informatsioon, ta on nagu eraldi seisev. Aga kui selle peale nagu mediteerida, natuke mõtiskleda, siis see asi läheb kõik tervikuks. Ehk siin meil kokku tekib siis 24 elementi. Ehk siis 5, 5, 5, 5, see on 20 pluss 4, see on 24 elementi. Ja need 24 elementi on siis see, millest koosneb see materiaalne maailm, mis on piisav informatsioon selleks, et saada vastuseid. Et kui me sellele kõigele tõmbaksime siis niimoodi nagu joone ümber, siis kogu selle materiaalse maailma seob kokku aeg. Aeg on siis see, ongi hea küsimus, et materiaalne maailmas, et kus siin see Jumal siis on, kus see looja siin mängus on. Ja looja ongi, ta reguleerib seda asja läbi aja. Aeg on see tööriist siis või see vahend, millega ta need asjad kõik kokku seab, sellepärast, et need asjad küll nad nagu piltkult öeldes tekivad ühe hetkega, aga tegelikult nagu näete, neil on olemas mingi juba järjekord. Aeg on see tegur, mille abil nad on tekkinud. Kõigepealt tekkis heli, siis tekkis puudutus ja nii edasi. Ja kõigepealt oli tsita, see peened meeled ja siis tekkisid juba seal ülejäänud elemendid. Vot. Nii et ma praegu selle lõpetaksin ja kui nüüd läks mingi asi siin segaseks või on mingid vastuväikid või väiteid või mõtteid või ideid, et siis võib-olla teeme väikese sellise arutelu, kui kõik veel magama pole jäänud. Mis arukuse nagu jäme? Aga jah, aruks on tuli, see oli siis vesi, see on tuli, see on õhk, see on alateadus on õhuelement ja valeego on siis meil maa. Et sellepärast see maa-element on kõige raskem, kõige stabiilsem ja valeego on see, mis annab meile tegelikult sellise, ego on see, mis annab meile sellise tugeva elujõu, tugeva olemise. Ja, ego, tihti räägitakse, et valimispraktikas meie eesmärk on ego maha suruda, et meil ei oleks ego. See ei ole päris õige. Ego peab olema tugev, aga see ego peab olema õige.
ta peab olema, see vaimne ego. Et inimene peab teadma oma kohta, ta peab teadma, kes ta on, ta peab enda eest seisma ja see on kõik ego. Aga mis on problemaatiline, on just nimelt see vale ego. See, kui me hakkame ennast siduma mingite asjadega ja hakkame samastama ennast nende objektidega. Et sellepärast ego on maa-element. Hästi tugev ja sükene kindel. Ja ego peab olema tugev. Teistest ülesõitmine on samamoodi, see vale ego, et me hakkame teistest ülesõitmine. Sellest ma rääkisin, et me tunneme seda üksindust, me tahame tähelepanu ja siis me hakkame teisi madaldama selleks, et tõusta pildile. Ja arukus, miks ta on tuleelement? Sellepärast, et arukus on see, tuli on see element, mis kõike seedib, mis kõigega hakkama saab. Tuli on seedimine meil on see Chaturagni, Ayurvedas me teame. Seal on neid tulesid veel vist, kokku on 13 tuld, 12 tuld on veel. Et tuleelement on see, mis aitab meil seda informatsiooni käidelda. Tuleelement, ta aitab meil nagu selle tegutseda, selle elamisega hakkama saada. Võtta arukus on see, ta on nagu seotud hästi vahetult tegutsemise ja selle maailma seedimisega. Valgustab, jaa. Valgustab, jaa. Just, arukus on see, mis läheb siia tsitasse ja paneb sul tule põlema. Vaatame, mis siin sahvris on. Et arukus on see, mille abil me hakkame siis nägema, et mis on õige vale. Et arukus on see, mida me peame tugevdama, aga see tugevdamine käib läbi selle, et me vahetame oma olemasoleva arukuse välja ja hakkame teda kasutama. Sest et ta magab. Inimestel tänapäeval arukus magab. Et inimesed põhimõtteliselt tegutsevad mõistuse ja meelte tasandil. Reklaam, tahan, ja siis arukus natukene aitab seal, et kust raha saab, natukene nagu aitab kaasa seal. Tegelikult mõistus on juba ära otsustanud. Ja kui arukus laseb mõistusel olla tugev, siis ta ei saa mõistuse vastu. Lihtsalt mõistus ütleb, meeled tahavad ja mõistus läheb kohe, jookseb neile järgi. Kogu see maailm ongi täna selle peale üle heitud, et meid valele teele viia. Kogu see lümbitsema, mis tuleb. Jaa, vedad ütlevad, et materiaalse maailma eesmärk on meid tupikusse viia. Ja varem hiljem inimene siin tupikusse jõuab. Nüüd, kui ta jõua selles elus või jõua selle elu lõpuks, siis pärast mitmed elusid varem hiljem inimene jõuab tupikusse. Et õnneks on see maailm niimoodi tehtud. Et me varem hiljem saame aru, et see ei ole kõige parem koht nautida. Ja, peab jõuama siis ahvinamagi kõike kokku, et jõuda tupikusse. See on variant. Jõuda kusagile, selle kõigepealt tupikusse. Järelikult pane täiega. Võib-olla sa olid loodud, kus midagi teha siis hästi. See on nagu ringiga minek. No võt selle kohta vedad õpetavad, kuidas seda teha. Kuidas nagu ajada võimalik kiiresti endal kokku neid asju. Tehnika on väga lihtne. Nagu me alguses lugesime sellest kommentaarist, et siin Prabhupada ütles väga ilusasti, et me oleme saanud need kehad vastavalt oma soovidele. Ehk teisisõnu, see keha, mis meil on, ta on just täpselt, ta nagu klapib nende soovidega, mis meil on varem olnud. Ja nüüd, kui me oleme selles kehas ja ei rahulda neid soove, ehk tegelikult me kasutame keha valeks eesmärgiks, siis mis juhtub? Et soovid jäävad lihtsalt alles. Sellepärast vedad õpetavad meile, kuidas seesama elu eesmärk, see varna ashrama süsteem, kuidas leida oma elu mõte, leida oma elu kohustuse, millised on just nimelt minu kohustused ja teha just nimelt neid kohustusi. Ja just selles valdkonnas kraapida endale nii palju kiiresti asju kokku. Selleks, et need soovid saaksid me saaksime vabaks nendest soovidest, sest me saame nendest vabaks. Eesti keeles on selle asja nimi võõrandumine. Et see on, iga asjaga, see on laste pealt on hästi näha. Laps tahan. Nagu ta selle kätte saab, läheb mõned tunnid mööda, juba see asi vedeleb nurgas. Kõik. Tal on see soov rahuldatud. Samamoodi meil. Et kui aga kui me rahuldame valesid soove, siis need soovid, millega me tegelikult siia maailma tulime, need soovid jäävad alles. Ja seepärast on hästi oluline leida üles minu asi, minu valdkond, see, mis on tõesti nagu minu kohustus ja teha seda. Mitte teha valet asja, mitte teha võõrast asja. Siin Bhagavad Gita ütleb, et parem teha oma asja halvasti kui võõrast asja hästi. Et see on palju hullem. Sellepärast need soovid jäävad alles. Ja me jääme sellesse samskara masinasse, sellesse
tsüklisse ja me oleme üha uuesti samad asjad. Ma olen aru saanud, et siita on üleüldine. Et see on selline nagu väli, kus saab igast infot kätte. Need ei ole ka sinu kogemused, et sa lihtsalt suudad, sa võtad sealt siitast info kätte. No ta on nagu selles mõttes selline väide on nagu hingetasandil. Et kui me räägime nagu tsitast materiaalses kehas, siis see on piiratud ikkagi meie kogemusega. Et me ei saa omada kellegi teise kogemust, sellepärast et meie teadvus, meie hingeteadvus piirneb ainult meie kehaga. Me ei tunne seda, mida tunneb teine inimene, me ei tunne tema hambavalu. Ja see kogemus saab olla ainult meie keha piires. Et kui me räägime siin sellest tsitast, siis see on saastunud teadvus, nagu ütlevad veedad, mis piirneb ainult selle materiaalse kehaga. See on, mis sina räägid mahatatva, see on ka, see on kõitsuse tsita. Tsitas on, paramatma on tsitas. Paramatma on täiesti eraldiseisev. Ma nendest asjadest veel räägin, ma ei taha praegu keeruliseks öelda. Tähendab, mis vahe on atmal ja paramatmal? Paramatma on ülihing. See on kõrgem hing. Et kui meie teadvus piirneb ainult meie kehaga, siis paramatma tunneb seda, mida kõik tunnevad. Ta tunneb seda, mida sina tunned. Tema teadvus läbib kõike, absoluutselt igat aatomit. Kas me meetavad teadvus on nagu meetavad hingest kõrgem? Et kui me räägime sellist kahest terminist nagu teadvus ja hing on, siis no vot see eesti keel on, et on selles mõttes natukene võib-olla vaene, et meil ei ole nii täpseid termineid. Et sellepärast räägitakse veel ju vaimust. Et on olemas vaim, hing, teadvus. Ja. Aga ma usun, et täpne käsitlus on, kui me võtame selle asja niimoodi, et hing on see, mis annab sellele materiaalsele kehale elujõu. Ja hing on teadvuse kandja. Ta on nagu teadvuse sõiduk, mille abil teadvus liigub ühest kehast teise, võttes endaga kaasa võt selle sama peenkeha. Kui teadvus koos hingega, siis me nimetame seda hing, atma. Kui hing siis lahkub kehast, siis temaga läheb kaasa mõistus, arukus, ego ja see sama tsita. Aga me unustame selle. Et selles mõttes täpselt samamoodi, nagu me unustame oma unenäod. Täpselt samamoodi me hingena unustame selle, et me ei kasuta enam seda saastunud mõistust hingena alles. Sellepärast, et sealt tuleb nii palju kõrgemaid asju peale. Ja kui me saame uue keha, siis me väga kiiresti unustame ära. Me ei mäleta isegi seda, mis me eelmine nädal tegime. Me ei mäleta seda, kui me sündisime. Vaevalt, et keegi mäletab seda, kuidas ta ema kõhust välja tuli. Me ei mäleta oma esimesi nädalaid, me ei mäleta oma esimesi aastaid. Pole mõtet üldsegi rääkida sellest, me mäletame oma eelmise elu. Jumal tänatud, me ei mäleta seda. Kutale tagasi minna, siis kaob see kõik ära ja mind teadvus. Teadvusel on need samad instrumendid olemas. Ta on olemas ka mõistusarukus, aga nad on vaimsel tasandil. Seal ei ole kahendsüsteemi. See on hoopis teised väärtused. Mälu. Kõik on samamoodi. Et see maailm, see tajumine on sarnane. Ta on sisuliselt sama. Ainuke asi, et meil ei ole seda kehalist koormat. Ja meil ei ole neid meeleelundeid. Me võime tunda lõhna, lihtsalt me tunneme teda. Me ei vaja selleks nina. Me tunneme lihtsalt maitset, me ei vaja selleks vee-elemente ega keelt.